näe sind. Naine elab. Ei no naine, eks ole, tulen just tassikate mängud. Väga hea mängud, eks ole, aga... Kas me saime üle jälle või? Ei, ma ei näinud lõppu kahjuks, eks ole. Naine poole mängu pealt helistab, eks ole, on kuus koju tulla. Kuuse hinnad on kalliks läinud, ma vaatan, aga Sirkli eest, eks ole, sealt saab ikka paar kotti halupoid ikka vähem kui 6 euro kotti või nii. No ma ei viitsinud ka mängule tulla, sest ma käisin sõpradega, ma käisin Tartus. Mingi, ma ei tea, käisime seal, tiksusime. Ja. Tartus, jah. Seal, kus me tatikatega mingi 24-0 üle saime. Tartus, jah. Kuule, aga mis mängust me räägime täna? No ma siin midagi, eks ole, noh, ütleme nii, et midagi kuskilt kuulsin, et mingi mäng on tõesti tulemas, aga tundub, et siin on mingi emme on mängus. Oot, ma olen meetris kohe. 3, 2, 1. Tere kõigile! Minu nimi on Ott Järvela ja minu kõrval siin on Kalev Kruus! Käes on suur ja tähtis päev. Suur jõuluhõnguline jalgpallikohtumine Hariduse 3 staadioni. Millised emotsioonid? Staadion on suht glögihõnguline, aga mind lasti ERR-ist lahti, sest ma jõin töö ajal ja siin ma seda viga ei korda. Seda lihtsalt õesti. Aga, ja kohe antaks avavile. Joo, palun vähem, Ott. Avavile on antud. Ja väljakule jõuab ema, kes võtab esimese asjana palli kätte. Mida ta teeb? Seda ei tohi siin teha mängus, nüüd ta vilistatakse välja. Jumal naine. Rahval on suht ükskõik, tegelikult. No ütleme, et ega issida rõõmsad ei ole, kui nüüd emme väljas on. Ja näete neid Ronaldo liigutusi. No ütleme, et suuremad jalgpallisõbrad juba teavad, et möödunud õhtul Ronaldo kukkus juba 5000 korda ilma suurema põhjuseta ja see tähistab uut rekordi. See on tõsi, samuti ma olen kuulnud, et siin Eestis mängides on tal suured puudujäägid vene keelega. Õpetaja Mirošinchenko andis intervjuus teada, et ta hoiab peast kinni, sest et dialoogid ei taha pähe jääda ja vene keel ei ole kindlasti kõige tugevam külg meie Ronaldo. Ei no mis siin imestada, eks ole, vaadake, mida ta väljakul teeb. Poiss oli ilmselgelt trennis. Jumal inimestele vene keelt jagas. Masendav. Ohoi, no nüüd on mingid naljamehed väljakule jooksnud. Mingi paljas fänn krabas Ronaldo käest palli. Turvamehed peaks kohe jõudma, aga ta viskab ära selle palli. Ma olen üllatunud, et meie režissöörid lasevad seda üldse näidata, enamasti seda nagu ei tolereerita. Ütleme tõesti, et antud olukord meenutab rohkem 60. Iiri puvi. Oota, aga miks meile nüüd turvaruumis toimuvad näidatakse? Mis seal toimub? Paljas fänn sööb ära turvaruumis seisva ülema. Kas on mingi nali või? Kas on nali või? Mängu meil enam ei näidata. Nüüd seisab verine ja paljas fänn keset verist ja turvaruumi. Temaga liitub ka mängust enne välja löödud pall. Ei no loodame, et Ronaldo tal otsa ei komista, eks ole. Aga näljane fänn sööb palli ka ära. Ma ei ole päris kindel, mis meil siin nüüd täpselt toimub. Oskad sa Kalev kommenteerida? Ütleme nii, eks ole, et kui inimesel on kõht tühi, siis las ta sööb, aga palun mitte seda teha jalgpalli näidata. Jaa, mis just juhtus? See oli ju... Need olid ju eriüksuslased. Ja paljas fänn lamab surnud maas, kõik kohad on verd täis. Vapustav mäng, vapustav mäng. Sellist üllatust poleks meie jalgpalliõhtusse küll keegi osanud oodata. Kindlasti lähevad need eriüksuslased. Kõht on lahti lõigatud, turvaülem on päästetud, pall on päästetud. Aga samal ajal on kõlanud staadionil ka lõpuvile. Ka Joel Lindberg oleks uhke sellised tulemuse üle. Eriüksuslased on võitnud. See oli täiesti ootamatu pööre tänases jalgpalliõhtus. Rahvas on hullumas. Ei ole kedagi, keda see draama külmaks jätaks. Millised emotsioonid? Siin ei ole vaja ennast tagasi hoida. Milline ootamatu pööre tänases jalgpalliõhtus?
seda ta kahtlemata on ja kohtume juba tund aega vähem kui nädala pärast. Häid jõule kõigile!